Ja on aeg soovida! Tere kõigile! Tere päevast! Täna on meil eriline saade, nimelt 100. Ja selle puhul on meil külas ka üks eriline külaline, kelleks on meie suurim fänn, kelle nimi on Aaron. Tere, Aaron! Tere! Ja ma küsikski sult kõigepealt sellise küsimuse, et mis sul meie Viljainfo saate juures kõige rohkem meeldib? No teie videod on kõige lahedamad ja siis teil on nii hea kuulata. Ja veel teete nii lahedaid videosi ka. Olgu, väga tore kuulda. Ja mis sulle põllumajanduses üldse kõige rohkem meeldib? Mis põnevat seal on? No kõige põnevam kombaine, sest on kõige suurem ja ägedam. Ise sõidad kombainis kaasas ka? Ja siis ma oskan tollega sõita ka veel. Aha. Väga lahe. Aga mis sa suvel üldse teed, kui sa just kombaini roolis ei ole? Mõnikord olen kombaini roolis, aga suvel ma mängin Farmratur 22 ja siis sõidan ATV-ga õues ja siis aitan noprist tööd teha. No igatahes meil on väga tore ja tubli fänn, nii et suured tänud talle, et ta meid fännab ja jõudu ja jaksu sulle siis suve lõpus ja ka koolis. Ilusat kooli algust sulle! Aitäh! Ja enne kui me lähme nüüd tõsisemate ja töisemate asjade juurde, siis rääkisime siin Aroniga, enne kui ta just ära läks, et mis on veel nii-öelda oluline ja sealt tuli välja ikka väga oluline nüanss, ikka tuleviku põllumees, mis on oluline, on viljaraha. Ja minu arust on see päris hea sõna. Ja absoluutselt seda võiksime jäädagi kasutama siin Eesti põllumajanduses. Just. Ja kui nüüd veel minna selle meie saate numbri 100 juurde, siis kust me tuleme või kust me alustasime, siis me alustasime ju 4 aastat tagasi, Marge. Vaatasime ka natuke seda videot, saime naerda ja tuleme tegelikult ju ajast, kus veel ei olnud ei sõda ega ka koroonat, nii et võib öelda head vanad ajad, kuigi alles 4 aastat tagasi. Tõsi. Ja kes soovib, võib ka tagasi vaadata, kui rohelised me siis olime, igatahes oli see vahva aeg. Ja kui vaadata tagasi, kuidas viljahinnad olid ja kuidas siis see viljaraha nagu oli, et siis Matif oli näiteks alla 200. Nii et nii mõndagi on muutunud. Aga nüüd vaatame siis edasi, mis siis reaalne elu meil täna toob. Ja võib-olla kõigepealt räägikski kaera kvaliteedist või üldse kvaliteedidest ja peamiselt praegu tulebki meil kaera ja nisu hästi palju. Ja kui me eelmine aasta ikkagi võtsime kaera vastu, siis kaera värvus oli ilus hellekollane, et võime öelda siis kui 5 palli skaalal siis 1 numbriga. Ja praegu, kui me vaatame, siis põllu pealt tuleb ikkagi selline, keskmiselt võib öelda, et numbriga 3, nii et värvus on ikkagi oluliselt madalam või kehvem kui eelmine aasta, aga siiski, mis seal ikka sellel aastal tuleb sellega siis leppida ja me oleme kindlasti siin ka oma klientidele ilusti vastu tulnud ja olen olnud üsna paindlikud ja mida võib-olla kaera puhul veel vaadata on mahukaal, on ju, ja mahukaal on ka ikkagi veidikene madalam. Samas on siin ikkagi saanud seda sorteerimisega ka paremaks, nii et on toidukaera ikkagi õnnestunud meil saada päris palju. Ja, et päris suur vahe on tegelikult mahukaaludes, et näiteks kõige madalamad, mis meil sisse on tulnud, on isegi üle 30 napikalt, jah. Ja siin paremad võibolla siin 57 juures, et sinna vahele see kaera kvaliteet jääb, aga tõesti, kui me vaatame keskmiselt, siis natukene madalam see mahukaal on sellel aastal võrreldes siis eelmise aastaga. Aga kaera puhul on, miks me alustasime võibolla kaerast, et rääkisin just ka siin eile nii Soome tuttavatega kui rootslastega ja nemad on alustanud kaera koristusega ja praegu neil paistab tegelikult pilt väga hea olevat, et rootslased koristavad 60 mahukaaluga praegu kaera, on ilus hele ja särav, see on praegu, me muidugi ei tea, kuidas moodi siin ilm edasi areneb ja Soomes ka praegu ikkagi kaer on väga okei. Soome ja Rootsi on väga olulised kaeratootjad. Nad sellel aastal prognoositakse seal kuskil 1,9 miljonit tonni kaera ja olulised eksportijad tegelikult, et kui me mõtleme nüüd Saksamaale ja kogu Euroopale, nad peavad importima ja sealt Rootsist ja Soomest tulebki kõige olulisem kaer. See on väga oluline kaera hinna arengu seisukohalt. Nii et vaatame, kuidas nad koristada saavad. See annab meile ka kindlasti päris suure mõju nii-öelda hinna liikumisteks. Et saame ikkagi soovitada seda, et ikkagi kaer ära koristada, kui vähegi ikkagi seal värvi on ja mahukaal on. Jah, sest praegu hetkel söödakaerale ei näe siit väga hinna liikumise ruumi. Ja.
aga nüüd nisu poole vaadates siis koristatakse veel ka talinisu ja talinisude ütleme siis langemisarvud on küll ära kadunud, kasvanud terasid on tulnud, aga ma ei ütleks, et see nüüd üle mõistuse palju on. Kartsin ikkagi mingi moment palju hullemad, nii et talinisu tegelikult pidas nendele vihmadele tegelikult väga ilusti vastu. Ja nüüd muidugi tuleb ka juba suvinisu ja suvinisu tuleb põllult veel langemisarvuga ja täiesti arvestatava langemisarvuga, mis on probleemiks või mis võib osutuda kohati probleemiks, on seal ka siis mahukaal, ehk et seal mahukaal hakkab mõjutama siis nii-öelda kategooriat ja seal peab ikkagi jälgima seda poolt ka, et mis need mahukaalud siis sul on, et selles osas peab natukene nii-öelda jälgima. Ja mida me oleme pannud tähele, et suvinisudel on ikkagi natukene paremad proteiinid praegu, kui võrreldes talinisudega ja seda aga tegelikult siin on kuulda ka Lätis ja Leedus sama. Seal on küll suvinisu osakaal väga väike, aga on näha, et ikkagi proteiin ka natukene parem. Ja teiste kultuuride osas hetkel midagi lisada ei ole eelnevatele saadetele. Koristatakse praktiliselt kõike ja loomulikult on meie vastuvõtud avatud ja oleme võimalikult paindlikud nende avamise osas. Ja hooaeg jätkub, ma ütleks, endises tempos siin, ma arvan, et nädal-kaks veel kindlasti ja siis on juba natuke rahulikum. Aga siit ongi hea minna nüüd võib-olla turgude juurde, et eelmine kord sa rääkisid, et nisu nii-öelda seal 220 veerel nüüd käib ja et kui ta sealt nüüd alla läheb või nii-öelda allapoole läheb, et siis on see punkt nii-öelda murdunud ja nüüd ta tegelikult ongi ju läinud, et oskad sa selle kohta nüüd midagi täpsemalt öelda või lisaks? Matif tõepoolest kukkus nii-öelda läbi selle 220, peabki vaatama siis detsembri Matifit ja kahjuks nüüd juhtuski. Ja järgmine tehniline analüüsi pilt näitab, et Matif liigub meil koridoris siis 220 ja võib vajuda isegi kuni 204-ni ja nüüd viimastel päevadel me olemegi olnud siin detsembri Matifis 215-216 ja tundub, et meil ikkagi see vajumine praegu nagu töös on, et mingid väiksed korrektsioonid võivad tekkida. Aga hetkel me oleme nii-öelda siis selles languskoridoris ja muidugi selleks on ka mitmed põhjused, et kõigepealt ikkagi äärmiselt madal nõudlus ja Venemaa suur surve ikkagi eksportida. Venemaal on ikkagi hea saak, mis siis, et eelmisest aastast võrreldes vähem nisu, aga ikkagi neil on vaja see nisu sealt eest ära saada. Eelmise aasta lõpud olid suured nii Euroopas kui ka Venemaal ja see kõik mõjutab seda pilti, aga eelkõige ikkagi madal nõudlus ja see on viinud siis nii-öelda selle hinna nii-öelda täiendavalt langusse ja mis puudutab veel Egiptust, mida eelmises saates rääkisime, siis see näitas ka ära tegelikult, et ostjaid maailmaturul on vähe ja siis, kui keegi tahabki osta, siis ta surub seda hinda võimalikult palju ja praegu ka, kui niimoodi võrreldes, mis on meil täna Euroopa hind ja millega siis ollakse valmis nagu ostma, siis me oleme kuskil selline 10-15 dollari kaugusel sellest õigest hinnast. Tegelikult see näitab ka, et Matif võiks veel nagu alla vajuda kahjuks. Antud momendil on see nii, et muidugi me ei tea, maailm võib muutuda. Näiteks, kui me võtame siia kõrvale mõned olulised aspektid praegu kohe siis ilm Venemaal näiteks, et seal on juba talinisu suuresti koristatud, aga kui vaatame suvinisu piirkonda, siis seal näitab praegu väga suuri vihmasid ja järgmised 2 nädalat on väga halb ilm. Nii et see võib näiteks turgu mõjutada ja suvinisu osakaal Venemaa nisust on kuskil 20% ja kui seal midagi nihu läheb, siis võib tekkida turul mingisugune muutus. Samal ajal ma toon ikkagi selle suure ekspordi kõrvale, et Venemaa augusti eksport tõenäoliselt saab olema ka üle 5 miljoni tonni. Kogu aasta jooksul Venemaa tahab eksportida siis tõenäoliselt sinna 45-50 miljoni tonni juurde, nii et ikkagi Venemaa teeb seda nisu hinda. Ja kui ilmastikust veel rääkida, siis kui Venemaal sajab, siis kui me tuleme Euroopa ilma juurde, siis Prantsusmaal ja Euroopas on tegelikult jälle liiga palav. Et miks on väga oluline, sest isegi kui nisu on suuresti ära koristatud, siis see on väga halb märk Euroopa maisile. Maisi praegu prognoositakse kuskil 3,5 miljonit tonni vähem kui eelmisel aastal ja kui see kuumus jätkub, siis mine tea, võib-olla tuleb seda maisi veelgi vähendada siin Euroopa nii-öelda riikides. Nii et siin on mõningad sellised nüansid küll ja lisaks toome siia USA. USA ilm on praegu siiani okei olnud, aga nüüd ka siin viimased hommikud on tulnud, viimasel momendil tuli ka info, et tegelikult on ikkagi ilmakaartidel näha ka mingid kuumalainet tulemas ja kuidas see mõjutab samamoodi siis USA's maisi ja soja põlde, et ka palju küsimusi õhus. Ja teine punkt veel,
et USA-s oli ka siin nii-öelda selline põldude tuur, käidi vaatamas, kuidas moodi siis tegelik pilt on ja esimesed nii-öelda infokillud, mida on kokku pandud, et võib-olla ei olegi see pilt nii roosiline, kui praegu prognoosides on, et aga need tulevad alles nagu esimestest osariikidest. Nii et siin on sellised mingid punkte, kui tahta nagu leida põhjuseid, et kas see matif võib siis nagu tagasi murduda ülesse poole või siis vajume edasi, et siin on mingid selliseid põhjuseid küll, kus võib leida nagu tuge. Nii et ikkagi jälgima peaks seda turu olukorda ja sest ajutisi selliseid hüppeid, mõne euroseid vähemalt võib ikka ette tulla. Kindlasti. Aga lähme siit õlikultuuride juurde ka nüüd, et raps küll Eestis üsna kehva võib-olla sellel aastal, aga siiski on paljud, kes seda ikkagi koristavad ja see on kindlasti huvitav teema, et kuidas seal olukord on? Rapsi matif liigub meil jätkuvalt 450-500 koridori vahel ja täna me oleme selle koridori allpunktis ja tundub, et turule on see hind praegu nagu vastuvõetav, et pressijatele on see tegelikult oluline tase. Samal ajal kuuldavasti tegelikult põllumehed ei müü eriti selle tasemega praegu rapsi, et oodatakse ikka seda kõrgemat punkti, et Saksamaa põllumehed ei müü, lätlased, leedukad, nii et ootavad praegu nii-öelda siis seda mingit tõusumomenti. Hind on tõesti alla kukkunud ja selle on kaasa toonud siis suur soja saagi prognoos ja saak tegelikult USA-st, mida kõik ootavad ja tõesti USA-st prognoositakse kuskil 11 miljonit tonni rohkem siis soja kui eelmisel aastal ja globaalselt, nagu eelmises saates ka rääkisime, kuskil 33 miljonit tonni rohkem soja siis kui versus eelmine aasta, nii et see on väga suur vahe ja see on mõju avaldanud ka rapsile. Nii et tegelikult, kuna Euroopast tuleb vähem rapsi, siis Euroopa peab mõtlema, kust kohast ta impordib. Need eksportivad riigid on siis Ukraina, Austraalia ja Kanada ja sealt siis Euroopa Liit peab lihtsalt importima. Ja kuidas moodi see siis rapsi hinda meil mõjutab, eks näis, et kui puudu tuleb, siis tuleb muidugi vaadata, et mis on need asendused, et kas siis hakatakse soja näiteks rohkem pressima, et igal juhul on praegu see avaldanud siis negatiivset mõju õlikultuuridele ja seda me näeme ka tegelikult soja hindade sise, et ka praegu, kui hilisematesse positsioonidesse soja fikseerida, meil on Muugal olemas soja, saab ka siin juba seal kuskil 425 juurde fikseerida hilisemaid tarneid ja tulles tagasi veel maisi juurde, mis on teine suur söödakultuur, ka selle hind on natukene allapoole tulnud, et ka siin 225 euroga saab juba nii-öelda Muugalt osta, nii et põhimõtteliselt kõik toorened on hetkel alla tulnud. Aga kas selle põhjuseks võib olla ka see, et euro on veidikene tugevnenud, sest et see mõjutab just seda, mida me impordime endale sisse? Väga õige tähelepanek, sest euro on praegu äärmiselt tugev ja graafikult ka saab näha, et me oleme siin päris kõrgetel tasemetel ja see importkaupadele mõjub kindlasti positiivselt. Teisalt muidugi, kui on kõrge ja tugev euro, siis näiteks Euroopa nisu jälle on vähem konkurentsivõimelisem turule, nii et see jälle omakorda suurendab seda hinnavahet meil Venemaa nisuga. No, eks see on ikka midagi teha pole. Üks asi on milleski hea, teises jällegi halb. Nii on. Kokkuvõttes saame öelda, et fundamentaalsete näitajate poolest on viljahinnad jätkuvalt surve all, sest nõudlus on äärmiselt madal. Õlikultuurides oleme liikunud aga võib-olla tehniliselt vaadates madalpunkti, nii et siin on huvitav näha, kuidas siis rapsi hind edasi areneb. Meie hakkame nüüd torti sööma, aga teile, kallid vaatajad, 100. korda. Tänan, et vaatasid Skandagra TV-d. Järgmise korrani.